Tere! Mina olen Magne Mölster ja täna on siis eluleiva pühapäev. Võib-olla sa oled kuulnud seda lugu, kui Jeesus toitis 5000 meest lisaks naistele ja lastele siis 500 ja 2 kalaga. Selline uskumatu lugu, suur ime ja selle järel siis need inimesed, kes olid saanud kõhud täis, nad hakkasid jälgima Jeesust, minna sinna, kus tema oli. Aga tegelikult, kui Jeesus seda ime tegi, siis ta viitas sellele, et tema on meie hinge leib ja ta ütles siis nii, et nõutage rooga, mis püsib igaveseks eluks. Eks see usk ja usk Jeesusesse. Küsimus on ka, mis me tõesti vajame. No küll meil on leiba vaja, meil on söögi vaja, aga mis on meie hingevajadused, meie kõige sügavamad tähendused, sügavamad vajadused. Me ise alati ei oska seda hinnata. Üks ekspert oskab hinnata, mul on paar näidet. Reedel käis meil siin külas üks katlaekspert. Ta leidis, et seal katlaruumis pole ühtegi ventilatsiooni, et katlal ei saa piisavalt värsket õhku ja on vaja teha auku seinale, et see põleks paremini. Ja ma oleks tegelikult pidanud selle peale ise tulema, aga ei tulnud lihtsalt. Aga tema oli katlaekspert ja tema oskas seda öelda. Ja üks teine näite, et mul on üks sugulane, kes noor mees, väga tugev, sööb tervislikult ja teeb trenni, magab isegi piisavalt. Aga ta oli nii väsinuks saanud. Kogu ajal nii väsinud, ei olnud üldse jõudu, ei olnud nagu tema moodi. Läks siis lõpuks arstile ja tegid vereproovid ja vereproovid näitasid, et tal oli rauatase väga-väga madal. Ja mis siis viga oli, ta oli kogu aeg, kui ta oli küll tervislikult söönud, siis selle kõrval oli ta ka joonud päris palju piima. Ja siis ei suutnud selle piima tõttu, ei suutnud keha omastada seda rauda, mis ta sisse sai. Ja siis tekkis rauapuudust. Seda ta ise ei suutnud avastada, aga arst kui kehaekspert, tema avastas seda. See oli tema hinnang, see oli õige. Nüüd on küsimus, kes on siis meie hingeekspert, kelle hinnangut peame kuulama hinge küsimustes. Ja vastus on ju Jeesus. Jeesus on hinge ekspert. Jeesus ütleb tänases evangeeliumis, Johannes evangeeliumis 6. peatükis, et mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minus usub, see ei janune enam iialgi. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minus usub, see ei janune enam iialgi. Ta ei räägi siin kehast, ta räägib meie hingevajadusest, sest hingevajadused need täitavad teemas. See, mis meil kõige rohkem on vaja, on ju see, et me oleme armastatud ja et saab täidetud seda auku meie sees, mis ainult Jumal saab täita. Ja Jumal meid armastab. Küll on oluline ka, et teised inimesed meid armastavad, et see armastus saab ka kehaliseks nii-öelda. Aga Jumal meid tõesti armastab ja tema tahab seda auku meie hinges täita. On need
uurijad, kes arvavad, et inimene on tegelikult loodud selleks, et olla religioosne, et otsida Jumalat. See on igal pool nii, et inimesed, nad otsivad Jumalat, see on päris uus asi nüüd viimasel sajandil, et mõned inimesed kutsuvad ennast ateistlikuks, aga tegelikult siis minu meelest nad hakkavad seda auku täitma teiste asjadega. Võib-olla meie kristlased ka mõnikord teeme seda. Usume, et kui mul on selline või selline elamus, ostan seda või seda, siis on õnnelikuks. Siis kõik on hästi. Ja mul ei ole elamuste vastu midagi, aga tihti me petame ennast ja usume, et see, mis meie usume, et teeb meid õnnelikuks, me arvame, et see on see õige asi, aga tegelikult me otsime midagi muud. Augustinus, üks vana kirikuisa, ütles nii, et minu hinge on rahutu, kuni ta leiab sinus hingamise, issand. Praegu on paastuaeg, on küll väga imeline paastuaeg see aasta. Tavaliselt paastuaeg on selline aeg, kus inimesed vabatahtlikult loobuvad mõnedes asjadest, mis võtab nende aega ja raha selleks, et panustada aega ja raha asjade peale, mis on tähtsamad. See aasta on nii, et me kõik peame milleski loobuma. Isegi osaduses teiste inimestega oleme pidanud loobuma. Meie jumalateenistused praegu ei toimu. Meil on küll täna avatud kirik uues Saku kirikus kella 10-12 ja Saku Palmajas kella 2-4, aga ühtegi üritustega teenistust ei saa praegu toimuda selle koroonaviiruse tõttu. Ja see on imelik aeg. Samas see aeg annab võimaluse just paastuda, otsida neid asju, mis on rohkem väärt elus. Me peame loobuma mõnedes asjadest, aga meil tekib aega teha asju, mis võib-olla on tähtsamad kui palju muud. Ja mis on hea on see, et elu leib Jeesus Kristus, kes tahab meie südame täita. Tema on kättesaadav läbi usu, läbi piibli, tema sõna, läbi palve. Neid asja saame kodus teha ja miks mitte osaduses koos kõige lähedamate inimestega. Ja meie jääme nüüd ka palvesse. Hea Jumal, me täname sind selle paastuaja eest. Täname sind täna ilusa ilma eest. Täname sind selle ees, issand, et me ei pea kartma. Kui me oleme sinus, siis meie sügavamad vajadused on täidetud juba. Meil on rahu sinus, meil on isegi südames rõõm sinus. Ja sina oled siin. Miks me siis peame kartma? Issand, õnnista seda päeva. Õnnista kõik neid, kes praegu võitlevad kartusega või haigusega. Õnnista ka neid igal pool maailmas, kes võitlevad ka selle sama koroonaviirusega või teiste kriisidega. Praegu on meie meedias ainult koroonaviirusest, aga teame, et on sõjad, on inimesed, kes on taga kiusatud oma usu või vaadete pärast. On inimesed, kes on pagulased, kes ei tea homse päeva midagi, mis juhtub. Issand, ole nendega kõik ja õnnista ja hoia ja juhi meid kõike sinu poole. Õnnista tervisesektoris töötavad inimesed, apteegitöötajad, meie riigijuhid, vallajuhid. Õnnista ja hoia. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev
ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paled paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen, aamen, aamen.